Alustame siis Riigikogu keskkonna- ja majanduskomisjoni ühise avaliku istungiga. Ja teemaks on meil siis täna tuulikute tervisemõjud ja üks põhjalik uuring, mis siis on tehtud või ülevaade, mis on tehtud siis viimase 15 aasta eelretsenseeritavatest teadusajakirjades avaldatud uuringutest. Ütlen ka veel infoks ära, et meil on siis selle päevakorrapunkti jaoks tund aega ette nähtud ja pärast ma palun keskkonnakomisjoni liikmeid lühidalt üks infopunkt teile ka. Ja siis majanduskomisjon jätkab siis omalt poolt oma istungiga samas ruumis ja meie siis saame peale oma lühikest punkti siis minna mujale. Aga meil on siis esimese päevakorrapunkti juures siis külalised Tartu Ülikoolist meditsiiniteaduste valdkonna peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi keskkonnatervishoiu spetsialist Triin Veeber. Tere! Tere! Siis on meil Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni esindaja Utilitas Wind arendusjuht Kristiina Nauts. Ja tervist! Ja Kliimaministeeriumist energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks, taastuvenergia valdkonna juht Auno Hilimon ja rohepöörde projektijuht Sille Kuusnari-Rannap. Tere! Tere meie poolt ka! Ja ülesehitus on meil siis selline, et kõigepealt siis Tartu Ülikooli poolt Triin Veeber teeb ettekande sellest ülevaatest, siis saavad teised külalised anda omapoolsed kommentaarid ja seejärel siis komisjonide liikmete küsimused. Aga palun! Nii, alustame siis ettekandega. Et Kliimaministeerium tellis Tartu Ülikoolilt sellise uuringu, et me uuriksime siis avaldatud teaduskirjandust tuulikute tervisemõjude kohta. Ja meie siis tegime süstemaatilise ülevaate. Uuringurühm on siin siis näha, et meid on päris palju. Töötasime umbes pool aastat. Kõigepealt, mis on ka selle uuringu võib-olla selline teaduslik taust, on siis see, et kuna meil on kliima soojenemine, siis need äärmuslikud ilmastikunähtused on järjest sagedasemad, ka näiteks kuumalained, ja need on siis otsene oht inimeste tervisele, samuti võivad saagid ikalduda, põhjustada toidupuudust. Ja selle põhjuseks arvab enamik teadlasi, et on siis fossiilkütuste põletamine. Ja nüüd, et seda fossiilkütuste põletamist vähendada, ongi siis Euroopa Liit seadnud ka eesmärgid. Ja et seda eesmärki täita, paljud riigid panustavad siis taastuvenergeetikasse, eriti tuuleenergiasse. Aga muidugi tuuleenergiat ei ole varem nii palju olnud ja tuulikud lähevad järjest suuremaks. Ja ongi tõstatanud see küsimus, et kui ohutud nad siis võiksid olla tervisele. Ja uuringu eesmärk oligi siis analüüsida süstemaatiliselt viimase 15 aasta jooksul avaldatud tõendust teaduskirjandusest tuulikute tervisemõjude kohta. Metoodikaks on siis süstemaatiline kirjanduse ülevaade. Süstemaatiline kirjanduse ülevaade on siis selline spetsiifiline meetod, mis peaks tagama siis nende järelduse objektiivsuse. Et see tähendab kindlaid reegleid, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud, mille järgi seda tehakse. Et kõigepealt koostatakse protokoll, seal protokollis siis täpsustatakse need uurimisküsimused, millised need täpselt siis on ja milliste uuringute põhjal me neile vastame. Et näiteks kas me võtame ainult inimestega tehtud uuringud või võtame ka loomkatsed sisse ja nii edasi. Siis me teeme otsingu teaduslikes andmebaasides ja see otsingu eesmärk on saada siis põhimõtteliselt kõik antud teema kohta avaldatud teaduskirjandus kätte. Ja sealt me teeme siis vastavalt nendele kriteeriumitele, mis me seal varem protokollis juba välja mõtlesime, siis mingi valiku. Ja selle protsessi käigus ka, miks on meil nii suur tiim, on see, et need tiimiliikmed
nagu kontrollivad üksteist, et seda uuringute sissejätmist ja väljajätmist ei otsusta üks inimene, vaid seal on nagu mitu inimest. Ja lõpuks siis sünteesime tulemused. Nii, ja meie siis tegime otsingu teaduslikes andmebaasides PubMed ja Scopus perioodi 1. jaanuar 2010 kuni 22. aprill 2025 kohta. Ja need kaasamiskriteeriumid, mille järgi me valisime siis artiklid, olid siis põhiliselt need, et nad uuriksid siis müra, sealhulgas madalsagedusliku heli ja infraheli mõju inimesele, visuaalsete aspektide mõju, psühholoogiliste tegurite mõju, vibratsiooni või elektromagnetväljade mõju inimese tervisele. Ja kaasasime ainult teatud uuringudisainiga uuringud, mis võimaldavad välja selgitada põhjuslikke seoseid. Et need on siis pikaajalised jälgimisuuringud ehk kohortuuringud või siis randomiseeritud kontrollitud katsed, täpsemalt teadusliku nimetusega, ehk siis sellised eksperimendid. Ja juba varem tehtud süstemaatilised ülevaated. Ei kaasanud näiteks ristläbilõikelisi uuringuid, sest ristläbilõikeline uuring näiteks võimaldab uurida, tihtipeale need põhinevad küsitlustel, et näiteks küsitakse, et kas teil on mingi tervisehäire ja samas on siis ka teada, kui palju oli näiteks tuuliku müra või infraheli selle inimese elukohas, aga siis me saame nagu sellise ühe ajalõike. Et selleks, et näiteks müra või infraheli saaks mõjutada tervisetulemi teket, see müra või infraheli pidi olema ennem tervisetulemi teket. Et nagu ristläbilõikeline uuring meil seda ei võimalda teada, missugune tegur või missugune kumb neist oli ennem, kas see tulem või müra. Et siis selleks ongi pikaajalised kohortuuringud, et seal näiteks jälgitakse inimesi, kellel ei ole seda tervise mõju, jälgitakse näiteks 20 aastat ja siis vaadatakse, millised mõjud neil tekivad. Nii, ja ennem kui me lähme nüüd sisu juurde, siis ka mõned sellised tähtsamad mõisted. Et heli saab siis käsitleda lainena ja tal on siis põhimõtteliselt kaks asja, millega saab teda iseloomustada. Üks on siis tema tugevus, seda mõõdetakse detsibellides. Ja teine on siis tema võnkesagedus. Ja selle järgi jagatakse heli laias laastus 3, et infraheli, mis on siis hästi madal heli ja enamasti inimesele kuuldamatu. Kuuldav heli jääb siis laias laastus vahemikku 20 kuni 20 000 hertsi ja mis jääb ülaspoole, seda on siis ka jälle üldiselt kuuldamatu ehk siis ultraheli. Eraldi on ka veel käsitletud madalsageduslikku heli, mis jääb siis vahemikku 10 kuni 200 hertsi. Üldiselt see on kuuldav heli. Infraheli ei ole midagi tuulikute spetsiifilist. Infraheli on igal pool meie ümber. Et seda tekitab näiteks tuul, lainetus, ka inimese enda süda, kõige sellisemad tavapärasemad kohad, millega inimene kokku puutub, on igasugused ventilaatorid, õhkssoojuspumpad, mis tekitavad samamoodi infraheli. Tihtipeale see õhksoojuspumba tekitatud infraheli on tugevam kui tuuliku infraheli. Mis on nüüd tuuliku helile ikkagi iseloomulik, on siis see amplituudmodulatsioon. Et tuuliku heli on siis ajas ikkagi muutuv, niimoodi rütmiliselt muutuv, võiks öelda, et ta on selline pulseeruv. Ja sellest tuleb ka siis natuke tulemustes juttu. Kõigepealt siis vaatame siis ühte näide, et missugune siis näeb üldse välja ühe tuulepargi tekitatud müra. Et siin me näeme siis, et Terviseamet on mõõtnud, et kuni 20 hertsi on siin umbes helitugevusega maksimaalselt 60. Ja siis nüüd siit edasi siis see madalsageduslik heli, umbes kuni 200 hertsi, siis on madalam ja siis on juba seal teisel pool otsas siis kuuldav heli. Ja see on siis nüüd tehtud Sopi-Tootsi tuulepargi tuulikust 1400 meetri kaugusel elavas elamu siseruumis.
ja tegemist on siis korrigeerimata helitasemega, mida ma tähistan detsibellidest, et see Z-märge on seal taga. Meil on veel tehakse korrigeeritud mõõtmisi, et tavaliselt heli mõõdetakse A korrigeerituna, aga see kehtib siis rohkem kuuldava heli kohta. Et infraheli on mõistlik mõõta korrigeerimata. Nii, tulemused. Otsin kandis meile siis 1374 artiklit, osad neist on duplikaadid, osad on kohe näha, et nad ei ole teemasse, on juba välistatud pealkirja kokkuvõtte põhjal, siis täistekste jäi meie analüüsi 115 ja kaasamiskriteeriumitele siis vastas 32 uuringut, millest 4 oli süstemaatilist ülevaadet, 19 oli eksperimente ja 9 kohortuuringut. Kõigepealt siis infrahelist, et sellest ma räägin kõige pikemalt, sest see on kõige rohkem küsimusi tekitanud. Et infraheli käsitlesid meil siis 13 läbi viidud katset ja põhiliselt nad mõõtsid siis unehäireid, unekvaliteeti, häiritust, heaolutunnet, tuju, stressi, hormoone veres, eneseraporteeritud sümptomeid, sealhulgas siis tuuleturdiimini sündroomi sümptomeid, kognitiivseid võimeid, vererõhku, südamelõhkisagedust, aju bioelektrilist aktiivsust, veel põletikku näitavaid näitajaid, glükoosi ja insuliini verest. Ja ükski neist uuringutest ei leidnud, et oleks mingi negatiivne mõju olnud infrahelil inimeste tervisele. Ja maksimaalne kokkupuude oli siis 91 detsibelli nendes uuringutes, et kui me vaatasime seda Sopi-Tootsi tuuleparki, siis seal maksimaalne oli kuskil 60. Siis on sellised hüpoteesid, mis on olnud inimeste seas populaarsed. Et üks nendest on siis Nina Pierpoint püstitatud hüpotees, et tuuleturbiini läheduses elavatel inimestel võib tekkida tuuleturbiini sündroom. Ja just tema seostab seda infraheliga. Et infraheli, kui ta on väga tugev, võiks mõjutada siis tasakaaluorganeid kõrvas ja siis tekivad sellised sümptomid nagu peapööritus, tasakaaluhäired, iiveldus, survetunne kõrvades, peavalu ja muud. Sellele on siis tehtud ka selline vastuuring, et kas see põhimõtteliselt oleks bioloogiliselt võimalik. Ja Harrison on leidnud siis, et see põhimõtteliselt on võimalik alates infrahelist 110–120 detsibelli siis korrigeerimata kujul. Aga kuna meil enamasti nii tugevat infraheli ikkagi ei esine, siis pigem ei ole see tuulikute puhul teemaks. Teine selline inimeste hulgas leviv mõiste on vibroakustiline haigus. Selle mõistega on siis välja tulnud põhiliselt 2 teadlast, Alves Pereira ja Castello Branco, kes on siis avaldanud ka tõesti eelretsenseeritavates ajakirjades selle kohta analüüsi, et kus nad püstitavad hüpoteesi, et siis infraheli ja madalsageduslik heli võib põhjustada vibroakustilist haigust. Nemad küll oma nendes artiklites rohkem räägivad üldiselt, mitte just tuulikute põhjustatud infrahelist, vaid et nad leiavad, et igal pool, kus on kõrge infraheli tase, näiteks lennukites, rongides, baarides, diskoteekides, et võivad inimesed sellisesse haigusesse haigestuda. Nii see tuuleturbiin kui ka see vibroakustiline haigus, need ei ole ametlikud diagnoosid, et teised uurijad ei ole neile kinnitust leidnud, et arstid ka seda ei diagnoosi, et need on lihtsalt hüpoteesid. Ja ka uurisin, et kas need nimetatud autorid on ka siis avaldanud ise mõne teadusartikli tuulikute tervisemõjude kohta eelretsenseeritud ajakirjas, mida meie kahjuks ei leidnud. On palju konverentsi ettekandeid,
aga nagu eelretsenseeritud ajakirjas teadusartiklit meie kahjuks ei leidnud. Et kui teil on, siis te võite saata. Infraheliga testiti siis just tänu nendele tuuleturbiini sündroomile, sellele vaadile, mitmetes uuringutes seda, et kas inimesed siis tunnevad kuidagi ebamugavalt ennast, kas nad tunnevad survetunnet kõrvades või mingeid muid sümptomeid, kui nad on kokkupuutes siis infraheliga, mida nad ei kuule. Ja et infraheliga saab siis teha sellised katsed, et inimestele öeldakse, et me laseme teile nüüd infraheli, palun märkige üles, kuidas te ennast tunnete, kas teil on mingi sümptom, aga tegelikult me ei pruugi talle lasta seda, et nad ei tea, kas nad on kokkupuutes infraheliga või ei ole. Ja selliste katsetega ei ole tuvastatud ühtegi negatiivset mõju, küll tulid välja statistiliselt oluliselt positiivsed seosed infraheliga isegi 2 uuringus, kus infraheli tegelikult, selle infraheli ajal inimesed raporteerisid, et neil on parem enesetunne, nad ka isegi magasid paremini. Aga tegelikult teaduses võib ka tulla mõni seos lihtsalt juhuslikult, et teaduses kunagi ei saa nagu lähtuda ühest uuringust, vaid alati peab tegema mitmeid uuringuid, erineva disainiga uuringuid, et midagi kindlalt väita. Et pigem meie liigitame ka selle siis nagu põhimõtteliselt juhuseks, et see võis olla juhus, et me ei väida, et infraheli on positiivne mõju. Siis on tehtud ka päris palju selliseid katseid, mis testivad seda notseebo hüpoteesi. Et notseebo hüpotees on siis see, et kui inimene usub, et infraheli on ohtlik, et siis tal võivad ka päriselt tekkida sümptomid. Et tal võibki olla pea valutada või tunda ennast ebamugavalt, lihtsalt sellepärast, et see nagu vastupidine efekt on teada ju ravimiuuringutes, et kui inimesele mingit tabletti antakse ja ta usub, et see ravib teda, et siis me teame placebo efekti, et sellepärast alati tehakse ravimiuuringutes niimoodi, et inimesele antakse mingisugune tablett, aga lihtsalt ta ei tea, kas see sisaldab toimeainet või ta ei sisalda. Et siis nocebo on siis vastupidine, et see usk võib ka tekitada sümptomeid. Ja siis need katsed tehti niimoodi, et inimeste grupid jagati juhuslikult 2. Pooltele inimestele siis räägiti, et infrahelil on väga negatiivne mõju, kusjuures see jutt põhines siis reaalselt internetis levival infol. Ja teisele poolele räägiti siis, et infrahelil ei ole mõju või osade katsete puhul räägiti ka, et sellel on lausa positiivne mõju. Ja siis mõlemale rühmale siis esitati jällegi infraheli või siis ei esitatud infraheli, et neile ainult öeldi, et teile esitatakse infraheli. Ja siis paluti neil jällegi registreerida, et mida nad tunnevad. Ja siis mitte see infraheli ei mõjutanud sümptomite sagenemist ja tugevamaid sümptomeid, vaid hoopis see info, mis nad olid saanud siis. Et need, kelle räägiti, et infraheli on kahjulik ja täpsemalt, mis kahju see võib põhjustada, siis neid samu sümptomeid ka inimesed hakkasid raporteerima selle sessiooni ajal, kui nad arvasid, et nad on infraheliga kokkupuutus. Ja ühes katses tehti isegi niimoodi, et pärast need rühmad vahetati ära, et need, kellele alguses räägiti, et infraheli on kahjulik, siis pärast öeldi neile, et ei, et me teile nagu valetasime, et tegelikult on tegemist hoopis nocebo efektiga ja tegelikult see kahjulik ei ole. Ja siis neile lasti uuesti infraheli ja siis nende sümptomite esinemine vähenes ja need sümptomid, kellel oli enne peavalu, siis see kadus ära. Et jah, nii palju sellest nocebo efektist. Ja nii palju üldse infrahelist. Aga natuke räägime siis ka kuuldavast mürast. Et kuuldav müra on tuntud meil haigustumise põhjustaja juba, et näiteks liiklusmüraga on tehtud palju uuringuid ja seal on juba siis tõestatud päris hästi, et näiteks liiklusmüra suurendab
südame-veresoonkonna haiguste ja ka metaboolsete haiguste nagu rasvumine ja teist tüüpi diabeete esinemist. Ja samasugused hüpoteesid on olnud ka siis tuulikumüra kuuldava müraga. Et ka need võiksid siis seda suurendada. Aga need uuringud ei ole andnud nagu kindlaid tulemusi. Et tulemused on vasturääkivad ja tegelikult uuringuid siis kuuldava müraga on ka küllaltki vähe tehtud. Mida me leidsime selle kuuldava müra osas, mida kõik kuulamiskatsed näitasid, oli, et ikkagi see suurema amplituudmodulatsiooni sügavusega heli on häirivam. Et see küsitluste põhjal, mida ühtlasem see heli on, seda vähem see ikkagi häirib. Et see, kui siis oleks võimalik seda heli tuulikute ülim muuta ühtlasemaks, siis see võiks inimesi vähem häirida. Teine asi, mis veel võib inimesi häirida, on siis visuaalsed aspektid. Et on tehtud ka selliseid uuringuid, et vaadatud, et kui inimesed näevad oma koduaknast tuulikuid või neile langeb see tuuliku vari, et siis neil esineb rohkem häiritust ja ka unehäireid. Et lihtsalt see häiritus põhjustab stressi ja stress omakorda unehäireid. Ja põhimõtteliselt kokkuvõtteks võibki öelda, et põhiline tervisemõju tuulikutel on häiritus. Aga seda häiritust võivad siis põhjustada väga erinevad tegurid. Üks on siis kindlasti need visuaalsed aspektid. Teine siis info, mida inimesed on saanud ja kuivõrd nad usuvad seda. Samuti siis oli ka uuringuid, mis näitasid, et kui inimesed said isiklikku kasu nendest tuuleparkidest, siis nad olid vähem häiritud. Ka siis, kui nad tunnetasid, et poliitiline protsess on läbi viidud õiglaselt, olid nad vähem häiritud. Need muidugi, kes tunnetasid, et siis ebaõiglane või ei ole avatud piisavalt või et neid ei ole kaasatud piisavalt, nemad olid rohkem häiritud. Ka see algne suhtumine üldse tuuleenergiasse, et kas nad üldse pooldavad, seda mõjutab samuti. Ja siis see kuuldav müra ja selle müra siis see, kui ühtlane ta on. Ja see häiritus võib siis viia unehäireteni ja ta põhimõtteliselt viibki. Et see on meil küllaltki hästi tõestatud, et unehäired sellest võivad tekkida. Aga siis võimalik on ka suurem risk siis südame-veresoonkonna haigusteks ja depressiooniks, et ka sellega siis oli leitud seoseid. Aga kuna need tulemused vastu rääkivad ja pigem siis on uuringuid selle kohta vähe, siis me seda praegu kindlalt ei julge väita. Ja meie ülesanne oli ka siis vaadata, et kas oleks vaja siis piirnorme muuta. Ja antud tulemuste põhjal me siis soovitamegi sedasama, mida meil praktikas on siis kasutatud, et see 40 detsibelli nüüd A-korrigeerituna siis elumute läheduses ei tohiks siis tõesti suurem olla ja elu- ja magamisruumides soovitame päeval siis 30 detsibelli ja öösel 25 detsibelli seada piirnormiks. Soovitame samuti jätkata nende tuuleparkide müra ja infraheli mõõtmistega, sellepärast et tegemist on tõesti suure projektiga, mida varem ei ole olnud ja kui veel me praegu ei ole tuvastanud mõningaid tervisemõjusid, siis seda tuleks ikkagi jälgida. Ja kui siis selgub, et ikkagi mingid tõsisemad tervisemõjud on ja siis tuleks need piirväärtused üle hinnata. Aitäh! Ja aitäh ettekande eest. Võtame siis kõigepealt nüüd nii Kliimaministeeriumi kommentaar võib-olla ka nende soovituste koha pealt ja üldisemalt ka ja seejärel siis Tuuleenergia Assotsiatsioon. Palun. Suur tänu. Ministeeriumi tellitud
analüüs väga, väga suure põhjusega, et tuuleenergeetikat, taastuvenergiat on energeetikas tarvis, ühiskonnal tarvis ja äärmiselt oluline, et kõik selle tuuleenergeetika olekuga seotud mõjud on hinnatud, ära selgitatud ja detailselt üle vaadatud, et ühtegi probleemkohta kuhugi varju ei jääks, et selles osas väga, väga hea, et selle töö esimene etapp on meil täna olemas. Teine etapp teiste energiaallikate tervisemõju kohta on veel valmimisel. Aga need soovitused, mis siit tulid, on väga, väga teretulnud ja saan kolleegidel lasta natukene peegeldada neid erinevaid soovitusi, et hea meelega. Tauno, Silla, olge kenad. Aitäh. Ma esiteks ütleksin seda, et see uuring tegelikult on alles esimene etapp ühest pikemast uuringust. Esimeses etapis tõesti palusime uurida tuulikute tervisemõjusid võimalikke, mida teaduskirjanduses on välja toodud. Lisaks aga järgmises etapis vaatab Tartu Ülikool ka seda, milliseid tervisemõjusid on välja toodud teiste Eestis levinud energiatootmisviiside juures. Ehk siis põlevkivi, võib-olla tulevikupotentsiaalina ka tuumaenergia, samamoodi siis ka biomass, ahiküte ja päikeseenergia salvestusseadmed. Ja selle teise etapi valmimine siis on järgmise aasta alguseks. Ehk me loodame, et selleks ajaks on meil siis ka võrdlev analüüs, kuivõrd energiat millestki toota tuleb, kõigil on mõjud, kõigil energiatootmisviisidel, et missugune see teaduskirjanduses täheldatud mõjude kogum siis on. Normide osas ma võib-olla paluksin Tartu Ülikoolil ka täpsustada, et kas teie ettepanek oli rohkem selles suunas, et tuulikutele eraldi seada piirnormid, sellepärast et piirnormid nii sise- kui välisõhus või siseruumidest väljaspool on tegelikult kehtestatud. Et võib-olla selles osas saate natuke täpsustada, Triin. No mina sellest määrusest, mis on praeguseks küll juba kehtivuse kaotanud, lugesin välja, et need normid on ikkagi kehtestatud seal siseruumides tehnoseadmetele ja liiklusmürale. Et selles mõttes võiks kuskil olla mainitud, et nad ka tuulikute puhul tõesti kehtivad. Jah, meie poolt kommentaarid paigas. Aitäh. Ja aitäh, ma küsin, võib-olla täpsustate äkki, et need müramäärused, need on sotsiaalministri määrused ja kas teil on ka koostöö siis ministeeriumil selle koha pealt, et vaadata siis neid soovitusi ja neid ajakohastada? Jah, tegelikult see töö on juba jätk ühele varasemale tööle, kus me palusime mõjuhindajate jaoks juhendi koostada. Ja ühe teemana seal oli ka nii infraheli kui ka siis laiemalt madalsagedusliku müra mõju hindamise juhend ja juba seal tegelikult tehti soovitusi selles osas, ehk need ettepanekuid, neid vaadatakse läbi ja küsimus on ka selles, et kas teha tuulikutele ka erinorm mingites kohtades või võivad need olla üldreeglite sees. Aga jah, uue rahvatervise seaduse redaktsiooni jõustumisega siis on nende rakendusaktide puhul siis tekkinud selline mõningane kehtivuse siis auk. Selge, hoiame siis sellel pilgu peal ka Riigikogu poolt. Aga nüüd ma paluks siis Tuuleenergia Assotsiatsioon, Kristiina Nõuts, et kuidas teie tuuleenergia arendajate poole pealt selle uuringuga, kas olete saanud ka tutvuda oma liikmetele tutvustada ja kuidas siis need leiud tunduvad teile kui nii-öelda põllu peal toimetajatele selle reaalsusega ka kooskõlas olevat? Jaa, tänud kutsumast ja avaldan siis seda Tuuleenergia Assotsiatsiooni või arendajate poolt siis ka, et see infraheli või mürateema tuulikutega seonduvalt tuli siis suuremalt jaolt lauale umbes natuke rohkem kui aasta aega tagasi. Et meil on väga hea meel, et me ainult aastaga oleme jõudnud sellise siis Tartu Ülikooli teadlaste abiga sellise tulemuseni, et võib olla neid osasid tekitatud või osasid meedias, sotsiaalmeedias, avalikel aruteludel üles kerkinuid hirme saaks leevendada või siis neid vastuseid nendele küsimustele anda, et me oleme nõus
inimesed on ja kogukonnad on ka ise palju tööd ära teinud, nad uurivad kõik artiklid või need, mis on internetis kättesaadavad, need töötatakse läbi. Sektori poolt ja ma arvan riigi poolt on oluline anda siis vastused nendele tekkinud muredele, mis arendajad ise on siis teinud. Utilitas Wind, Enefit Green, siis on Utilitas Wind Saarde 9 tuulikuga tuulepargi puhul viis eelmine aasta novembri lõpus läbi müra uuringut ja Sopi-Tootsi tuulepargis tehti seda 2025. aasta alguses. Need mõlemad uuringud on avalikult kättesaadavad ja nende tulemustega võivad kõik tutvuda, neid on ka avalikkuses presenteeritud. Nende uuringut mõlemal juhul siis viis läbi mõõtmised Terviseamet ja see põhjus oli suuresti seotud sellega, et täna on siis arendamisel Eestis mitmeid tuuleparke ja seda müra mõju hinnatakse ka nende tööde käigus ja küsimus on, et me võime hinnata ja modelleerida, neid me ei saa enne mõõta, meil on täna Eestis olemas siis kaasaegsed tuulepargid, mille puhul saab ka seda müra mõõtmisi teostada ja kui palju need omavahel siis erinevad. See 40 detsibelli, mis Tartu Ülikooli soovitustes ka välja tuli kui kõige rangem müranorm välisõhus elamualadel, oli tagatud nii Saarde tuulepargi kui ka Sopi-Tootsi tuulepargi puhul, olgu siis öeldud, et Saarde tuulepargis on 9 tuulikut, asuvad nad siis üksteisest sellistes 3 komplektis, 4 tuulikut, 5 kilomeetrit vahet, 3 tuulikut, 5 kilomeetrit vahet, 2 tuulikut ja Sopi-Tootsi tuulepargis on 38 tuulikut kompaktselt ühel territooriumil. Ja koguvõimsusega siis on seal kordades tuulepargil ka vahed sees. Ometi olid tõesti müranormid 40 detsibelli tagatud mõlema tuulepargi puhul eluhoonetesse ühtesi. Siis müra puhul on Eestis ka seadusandluses normid infrahelile, on normid madalsageduslikule mürale, neid kõiki testiti siis nende mõõtmiste käigus Terviseameti spetsialistide poolt, kes mõõtmisid läbi viisid ja ühtegi ülenormatiivset või neid norme ületavat tulemust ei olnud. Mida siis veel selleks samaks, et oleks võimalik täna tuuleenergeetika arendamisega edasi minna, tehti siis ka hinnang või võrreldi siis nüüd konkreetselt Saarde tuuleparki keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi läbi aastaid tagasi. Peast ütlen, et äkki oli 2018-2019, kus siis modelleeriti selle sama võimaliku tuulepargi müra erinevatel kaugustel, et määrata siis see sobiv asukoht, et need normid oleksid tagatud. Ja nüüd sai siis 2024. aasta lõpumõõtmiste puhul neid tulemusi võrrelda. Ehk siis, et kas me täna modelleerimistulemusi saame usaldada või siis on seal alahinnatud, ülehinnatud. Tulemuseks oli siis nii, et see mudel veidi siis ülehindas tulemusi, et reaalsed mõõtmised jäid mõnede detsibellide võrra madalamaks. Detsibellid on logaritmilises skaalas, seega 1 detsibell ei ole 1 ühik, et selle mainin ka ära. Ja see tulemus andis siis sellel hetkel ikkagi kindlus, et me hindame või suudame, või see mudelid suudavad modelleerida seda müra, mida hiljem siis on võimalik looduses ka siis mõõta. Need mõõtmised looduses on kindlasti keerulised ja just tabada seda hetke, millal tuulikud töötavad pea 100% võimsusega, kus suunast on tuul, kas samal hetkel sealsamas piirkonnas tegeletakse metsaraidega, keegi sõidab autoga mööda, loomad, linnud, me neid paigistada ei saa. Seega nendel mõõtmiste puhul on toodud protokollides Terviseameti spetsialistide märkmed, kus mingisugused looduslikud foonid võivad olla siis põhjustanud neid tulemusi, võivad olla mõjutatud nendest tulemustest. Et see on ka põhjus, miks ikkagi mujal maailmas seda modelleerimist usaldatakse, seal sa saad lähtuda tuuliku põhjustatud mürast ja on ka, ma tean, lahendusi, kus sa pead maha lahutama siis selle foonimüra, mis looduses on, et tuul kohiseb kõrvus ja tekitab ka müra. Et meie
täna sektori poolt väga loodame, et need osad või need suuremad küsimused saavad või said vastatud ja kõikide järgnevate uuringutega saab see kindlus ning Eestis on võimalik maismaa tuuleenergeetika arendamisega edasi minna, seni kuni siis selguvad jälle mingisugused järgmised uuringu tulemused, kui neid tehakse. Aitäh! Jaa, aitäh! Võtame siis siit küsimused ja ma küsiks kõigepealt, kasutaks võimalust ja küsiks, kuna siin oli ka välja toodud see nii-öelda eelhäälestuse oluline mõju ja meedia info mõju, et kas neid uuringu tulemusi on tutvustatud ka kuidagi laiemalt, et kas ministeerium on kuidagi korraldanud, et meie siin täna ka otsustasime avaliku istungi korraldada just seetõttu, et see info võimalikult palju siis leviks, aga et kas ministeerium ise on ka uuringut ka meediale laiemalt tutvustanud? Jah, seda me oleme teinud. Meil oli päris laialdane esiteks võib-olla asjasse rohkem puutuvate arendajate, KOV-ide, mõjuhindajate, planeerijate ümarlaud, kus üle 100 inimese kuulas siis selle uuringu tutvustust esmalt. Ja meil tegelikult oli ka eraldi formaat siis ajakirjanikele, et ka lihtsasti, selgesti selgitada, mis need tulemused olid ja mis see mõju Eesti kontekstis võiks olla. Mõlemad on olnud. Nii, ja komisjoni liikmetel on samuti küsimusi ja Mart, ole hea. Aitäh, tänan ettekande eest ja esimene küsimus on, et kui palju see uuring, mis pool aastat kestis, palju see maksis? Kiirelt ma küsin, ma ei tea, kas ministeerium või kes vastab selle? Nagu ma ütlesin, on see esimene etapp pikemast uuringust. See uuringu teine etapp lõpeb järgmise aasta alguses ja kõik see kokku maksis 100 000 eurot. Aitäh. Nii, nüüd selle ajal, kui ma nüüd seda ettekannet siin vaatasin, panin ka chat GPT-sse, need niisugused lühiküsimused. Täpselt sama jutt tuli mulle umbes minuti ajaga. Ma väga vabandan, ma ei taha ühelegi külle koha pealt siin kritiseerida ülikooli teadlasi, kuid ma ei saa tõesti aru, et mida on pool aastat võtta välja arvutist neid teadmisi, mis siin kõik tulevad minutiga või 2 minutiga. Andke andeks, see on tõsine kriitika praegu, vähemalt ministeeriumile. Teine asi, minu küsimus on see, et näiteks siin oli Kanal 2 vahendusel võimalik näha ka ühte Saksa televisiooni poolt tehtud dokumentaalfilmi ka infraheli ja tuulikute mürasageduste ja muude selliste näitajate koha pealt. Ja seal oli püstitatud päris palju hüpoteese ja ka tehti mõõtmisi ja nii edasi. Kas te näiteks seda ka võtsite alusena või võtsite alusena ainult mingit soovituslikke töötelja materjalist? Ma lihtsalt küsin ette. Jah, ma võin vastata, et üks asi on ChatGPT-st leitav info või üldse internetis leviv info, sinna võib panna igaüks, mida tahab. Teine asi on nagu teaduslike meetoditega tehtud uuring ja kuna meil on ikkagi tõesti tuuleparke nii suures koguses ei ole varem olnud ja siis need küsimused on täiesti õigustatud ja neid tuleb teaduslikult uurida. Nüüd, kas ma võtsin arvesse filmi, siis ei, et meie põhinesime uuringutel, eelretsenseeritud teadusajakirjades avaldatud uuringutel. Et eelretsenseeritud teadusajakiri tähendab seda, et sul on tehtud uuring ja sa kirjutad selle kohta artikli ja seal on teadlaste komisjon, kes hindab selles ajakirjas, kas see uuring on piisavalt kvaliteetne, et seda maksab avaldada. Et teaduse mõte on saada teada tõde või tõde me ei saa võib-olla kunagi teada, et ka teadlased heksivad ja tuleb uusi asju välja, aga võimalikult lähedale sinna jõuda, et iga asi peab olema põhjendatud, iga asi peab olema nagu uuringuga kinnitatud, et igaüks võib teha filmi ja püstitada seal hüpoteese, aga see ei ole nagu teadusuuring. Nii, ja Mart, sul oli täpsustav küsimus. Ja mul on täpsustav küsimus, et te ütlesite, et teie võtate aluseks teadlaste esitatud
teadusajakirjades ja nii edasi andmed, et kust te neid leiate? Kas te leiate neid internetist või tulevad mingid andmed kuskilt? Et ChatGPT ju tegelikult täpselt samamoodi võtab ju kogu andmebaasi, mis maailmas on avaldatud väidetavalt, Ei, ChatGPT ei ole sama, mis teaduslik andmebaas. Kõik need teadusajakirjad, mis on siis eelretsenseeritud, need kogutakse siis teatud andmebaasidesse ja ma ka seal juba mainisin, et meie näiteks kasutasime 2 andmebaasi, Scopus ja PubMed. PubMed on põhiline selline, kus on kaasatud kõik olulisemad meditsiiniajakirjad. Scopus on natuke laiem, sinna on kaasatud ka lisaks meditsiiniajakirjadele ka keskkonnaajakirjad. Aitäh ja Maarjole. Ja lihtsalt teadlasena võin öelda, et seal on väga suur vahe. Aga jah, see esiteks ChatGPT-s ja kõikidel andmetel ligi, sest vähemalt meditsiinivaldkonnas on endiselt ka ajakirja, mis ei ole niinimetatud open publishing, ehk siis andmed on maksumüüri taga. Mitte salajased, lihtsalt maksma pead. Või pead olema ülikooli liige, kes on tellinud sinna subscriptioni. Aga minu enda küsimus oli rohkem selles, et selleks, et natukene võib-olla avada seda, et keegi haaraks kaasa seda, et normisoovitus on 40 ja te näitasite spektrit, kus mõõtmistulemused infraheli osas olid 60 detsibelli, et keegi haaraks kinni, et nüüd seal rikutakse, siis äkki uurijad saavad lahti seletada selle A kaalumise, kuidas spektrile tegelikult nagu rakendub, et kuna see teie enda näidatud spektri ka jooksis umbes 0-10 detsibellist kuni 60 detsibellini, et siis mida see 40 detsibelline A norm tähendab? No korrigeerimata heli ja siis see A-korrigeeritud heli ei ole jah niimoodi otseselt võrreldavad, et see, kuna siis inimene kuuleb siis teatud sagedusvahemikke palju paremini kui teisi, siis ütleme, selle kuuldava heli mõõtmise jaoks tehakse A-korrektsioon, et seda lihtsalt muuta inimese kõrvale sarnasemaks. Et näiteks kui mina siin praegu räägin, siis see on umbes 50-55 detsibelli A korrigeeritud tase. Aga nüüd, kui me võtaksime selle korrigeerimata taseme, siis oleks palju madalam nüüd selles sageduses. Et neid ei saa jah niimoodi otseselt võrrelda, siis peab alati vaatama, et mis skala või mis korrektsioon on lisaks A korrektsioonile, on meil kasutuses ka veel G korrektsioon ja C korrektsioon. Et need ei ole otseselt võrreldavad numbrid, jah. Ma sellepärast tahtsin öelda, et kuna see minu teada infraheli osa korrigeeritakse seal vähemalt 2 korda alla, siis see tähendab, et see 40 detsibelli norm tähendab, et infraheli võib olla kuni kuskil 80-90 detsibelli. Et lihtsalt selleks, et keegi ei võtaks pilti, et 40 detsibelli norm ja infraheli oli 60 järelikult kõik on halvasti. See oli minu eesmärk. Ma võin võib-olla täpsustada, et 85 detsibelli on minu arust infraheli norm ja need mõõtmised vähemalt Saardes ja Sopi-Tootsis andsid selleks 45 kuni 58 siis detsibelli, et jah, need jäid ka sellele tasemele alla. Nii, aitäh Jaakule ja. Nii, aitäh. Jah, korraks repliigi mõttes küll Mardile, et dokumentaalfilmid ei ole küll päris teadus, et tänapäeva dokumentaalfilmidest võib leida mida iganes, nii et see ei ole veel tõestus igal juhul. Aga minu küsimus on jah, et te andsite ka soovituslikud nagu müra piirnormid, eks ju, selle ülevaate eest, mis te siis teadusajakirjanduses tegite ja näitasite ka neid mõõtmisi, mis on tegelikult Sopi-Tootsis tehtud, kus siis on tõesti juba need kõrgemad tuulikud püsti. Ja seal oli soovitused vahetuslähedusesse 40 detsibelli, jah, Maarja nüüd seletas, siin läks juba detailidesse, kuidas seda tõlgendada, seda numbrit ja seda sulguda saad. Aga kas see teadmine, võib-olla ka Kliimaministeerium saab kommenteerida, tähendab ka ütleme meie reeglites mingeid muutusi, et vahemaa elu ruumis, teatud kõrgusel tuulikutel ja nii edasi. Me teame, et osades naaberriikides on pandud siin suhteliselt kindel piirang, et meil seal võib natukene minna allapoole ka, Leedus oli vist kilomeeter, et alla selle üldse ei saa. Et kas need nüüd ülevaated ja siis ka uuringud, mis on Sopi-Tootsis nagu tehtud juba Terviseametil, kas need annavad ka siis uut sisendit kuidagi neid piirnorme muuta või mitte? Kaugusi, just. Nagu Kristiina siin ka selgitas, tegelikult need sihtväärtused, mida jälgitakse, need juba praegu tegelikult täidavad neid soovitusi ka.
Küsimus on nüüd selles, et kas piirnorme samuti muuta, eks sihtväärtus on soovituslik, piirnorm on kohustuslik. Me kindlasti analüüsime seda, aga nendes olemasolevates uuemates tuuleparkides on kõikides sihtväärtused arvuseks võetud. Kristiina saab siin täpsustada, kui ma eksin. Ja kaugused oli ka see küsimus. Ja kaugused olid ka küsimus. Jah, tõesti on 2 tüüpi võimalusi. Üks on siis panna konkreetne kilomeeter või meetrite arv tuulikust, õigemini see, kui kaugel ta eluhoonetest võib olla. Ja teine on selline mõjuhindamise põhine siis kaugus eluhoonetest. Ja meie süsteem on selline, kus vaadatakse konkreetset tuulikut konkreetses asukohas, sellepärast, et sellest asukohast, pinnakaredusest, metsa olemasolust ja nii edasi võib sõltuda see müra levik samuti. Meie süsteemis vaadatakse seda mõju, mida see tuulik siis ja selle elamu kontekstis just, mida ta võib avaldada. Ja see on ka see põhjus, miks meil ei ole konkreetset vahemaad. Ja see müra konkreetsel juhul modelleerimine ja hindamine ja mõju hindamine eelduslikult on ikkagi palju täpsem kui see, et panna mingi konkreetne suurus. Ja ma võin seda kaugust ka täpsustada, et täna on Eestis ei ole konkreetset kaugust sätestatud, kui mitu meetrit eluhoonest võib üks tuulik olla ja lähtutakse müranormidest ja nagu siin ka käis läbi, siis Terviseamet täna ei anna uuele planeeringule kooskõlastust, kui ei ole tagatud 40 detsibelli müra, ehk siis see kõige rangem väärtus, mis oli ka ühtlasi soovitus, mis Tartu Ülikooli uuringust välja tuli. Küsimus on, kui kaugel on 40 detsibelli tagatud. Nüüd Saarde tuulepargi mõõtmiste tulemusel võib öelda, et 1 kilomeetri peal oli see norm tagatud. Me ei teinud mõõtmist 1 kilomeetri, 850 meetri, 736 meetri pealt, et seetõttu täpselt ei oska öelda, need jäid alla juba selle kilomeetri peal. Kas peaks olema see kaugus või mitte? Jah, riigid on seda erinevalt defineerinud. Lätis on 800 meetrit, minu aru teada selleks kauguseks on riikides kilomeeter ja muud. Lihtsalt markeerin ära, täna vaatasin hommikul üle ka, kui me räägiksime näiteks eluhoonetest, kõikidest Eesti eluhoonetest 2 kilomeetrit tuulik, siis meil maismaale mitte ühtegi tuuleparki ala ei ole. On, see oleks looduskaitseala. Tänan vastusest. Aitäh ja Rene. Ja tänan, et ma Jaagule vastan ka, et teadus on väga hea asi ja teadust tulebki uskuda, aga paras annus skeptitsismi on ka eluterve lähenemise üks osa ja eks on ka olnud ajaloos neid asju, kus teadus võib-olla tahaks öelda, et panid mööda mõne asjaga. Aga minu küsimus, ma ei saanud päris alguses siin olla, et küsida tahtsin seda, et mis puudutab seda tunnetatud häiringut või tunnetuslikku häiringut. Et mis see siis on, et kui ma nüüd füüsiliselt tajun seda pulseerivat müra oma koduõuel, kas see on siis nüüd tunnetatud, tunnetuslik häiring või on see füüsiline, minu jaoks on ta nagu füüsiline, ma reaalselt tunnen seda ja sama asi ka nende labade siis varjude liikumise koha peal, et kui ma kogu aeg näen, et minu õuest käib see läbi, kuidas te seda hindate, võib-olla te rääkisite sellest ka enne, aga mind ei olnud siin, et kas see on siis teil tunnetuslik häiring, minu jaoks on ta füüsiline häiring, kuidas teie seda tõlgendate enda uurimuses? Aitäh! Häiringut hinnatakse tavaliselt küsimustikuga, et ikkagi küsitakse, kui häiritud te siis olete, näiteks 10 palli skaalal. Et häiring ongi selline nagu subjektiivne asi, et mõni inimene on rohkem häiritud, mõni vähem, et see on täiesti subjektiivne. Vabandan, ma ei saanud ikka vastama küsimusele, et see on ju reaalne häiring, et kui mul see on reaalne häiring, jah. See on reaalne muidugi. See on tunnetuslik häiring teie arvates, see on reaalne häiring ikkagi ja see vari samamoodi. Ma ei saa aru, mis on vahe reaalne häiring ja tunnetuslik häiring, et häiringut me mõõdame küsimustikega. Ja küsimustiku paneb kokku inimene, aga infraheli või infra on asi, mida me nagu silmaga ei näe, et me tõenäoliselt ei näe ka mingeid laineid. Et ma vabandan oma rumaluse pärast, aga mina rumala inimesena tunnetan selgelt seda, kui mul vuhiseb ümber pea mingid detsibellid, seda ma tunnetan reaalselt, aga raadiolainet ma silmaga ei näe. Minu jaoks on nagu see vahe tunnetuslik, mida te ka kirjeldasite, tunnetus, inimene arvab, et tal on nii või teisiti. Üks on see ja teine füüsiline mõju, mida ma tajun selgelt, ma näen seda varju liikumist, ma tunnetan seda heli, pulseerivat heli, et minu küsimus oli selles. Et infraheli ei saagi häirida, jah, kui te seda ei tunne.
ja kui te seda kuidagi tunnetate, siis see saab häirida ja põhjustada häiringut, jah. Aga millest mina rääkisin, olid nagu reaalsed sümptomid, et ikkagi peavalu, survetunne, et mis iganes ka lihtsalt küsimustik, et kui hästi te ennast tunnete, on ka mõõdetud, näiteks unenäitajaid saab mõõta selle aju uuringuga, et põhimõtteliselt saab ka häiritust see aju uuringutega, aju bioaktiivsuse uuringuga nagu mõõta, isegi seda oli ühes uuringus tehtud, aga nagu see ei anna palju juurde, et see korreleerub tegelikult selle tunnetatud häiringuga, jah. Et kui te ütlete, et te olete häiritud, siis me usume, et te olete häiritud. Ja aitäh, ja Andres, ole hea. Jaa, ma väga tänan selle uuringu esimese etapi eest, jõudu teise etapi jaoks. Täna kütab kirgi ühiskonnas tõepoolest see, et kui planeeringuid koostatakse tuulikute alade kontekstis, siis inimesed on nagu heitunud sellest, et milline lõpuks on see kumuleeruv mõju. Nüüd tulevad uued tuulepargid juurde ja vastus alati sellele ju kõlab nii, et ärge inimesed muretsege, et me kõik need mõjud hindame ära planeeringu faasis. Et planeeringu faasis saavad asjad selgeks ja täna tegelikult selle uuringu esimese etapi kokkuvõtet nagu kuulates võibki öelda, et ütleme, et planeerijad ei ole mööda pannud. Et tegelikult justkui midagi rikutud ei ole, aga minu küsimus nagu tüüribki tegelikult selle järgmise faasi peale, et meil on näiteks see Saarde olemas, mis on hajus tuulepark, eks ole, seal ei ole kõik koos tuulikutena. Nüüd Tootsi-Soppi on hoopis teine park oma loomult, mis veel peaks ka laienema ja samal ajal planeeritakse parke juurde. Et kas nüüd siis selle uuringu pealt peaks ka planeerijatele antama mingisugused konkreetsemad nagu soovitused, sest kumuleeriv mõju või ütleme, kumuleeriv selline mõju on ju ilmselgelt olemas, et ma ise maakodus olles kuulen ka 10 kilomeetri kauguselt mingisugust müra, mida ennem ei olnud. Ma kuulen mingi tuuletingimustega, ma ütlen, mind isiklikult see ei häiri, aga kedagi võib häirida. Ja nüüd on nagu küsimus selles, et kui neid parke tuleb veel aina tihedamaks, üks asi on visuaalne häiring, et inimene näeb seda, võib-olla segab see punane tuli või tuulik ise, aga kuskilt maalt tekivad ka need nagu kumuleerivad mõjud. Et kas see uuringu baasilt peaks antama nagu planeerijatele ja omavalitsustele ka lõpuks mingi sisend, et mis siis oleks nagu mõistlik? Et me kuulsime, et see 2 kilomeetrit tegelikult, kui panna piirang 2 kilomeetrit eluhoonest, siis me ei saakski neid teha. Et kas on tulemas mingisugust selgust ka planeeringu kontekstis, soovitusi kumuleeruva mõju hindamise kontekstis? Aitäh! Põhimõtteliselt need samad soovitused, et müra ei tohiks ületada, et visuaalsed häiringud oleksid hinnatud, et planeerijad võib-olla võiksid juba varakult kohaliku kogukonnaga ka läbirääkimisi pidada, et kui küsida, mis neid rohkem häirib näiteks, et siin selline konflikt on jah, et elektrit on vaja ja neid tuulikuid tahetakse järjest lähemale teha. Muidugi meie seisukoht on see, et mida kaugemale nad tehakse elamutest, seda parem, seda väiksem on häiring. Aga siin tuleb leida mingi poliitiline kompromiss ja üks siis, mis võib-olla uuem selline info meie uuringust tuli, oligi siis see, et mida ühtlasemaks ikkagi saaks selle müra, et võib-olla siin on mingeid tehnilisi lahendusi, et siis võib-olla jälle vähem häirib. Kas ministeerium soovib lisada sellele teemale midagi? Ma arvan, et selle uuringu tulemusena me saime hea ülevaate nendest teaduslikest ja põhjendatud artiklitest. Ja see ongi selleks baasiks täna, mida me näeme, et milline see konkreetne mõju üle sektori, üle maailma siis läbi teadusartiklit on olnud reaalsena, eks ju. Selles mõttes, mida ka Tartu Ülikool ütleb, et alati on võimalik seda mõju veel minimaalsemaks viia, see ongi see küsimus, et kus kohas me selle optimumi leiame, et kui uuring ütleb, et need normid, mis meil täna on olemas, on tervisele okeid, sealt negatiivset mõju tervisele ei tule, siis see on juba väga tugev teadmine meie jaoks, eks ju.
et loomulikult ma olen nõus sellega, et tuulepargid on täna ühed, mis on meil püsti, teised, mis planeeritakse, kolmandad, mis püsti üldse pannakse. Ja sealt me saame järjest targemaks. Ja seda ka meil see uuring ütleb, et jätkame seda monitoorimist ja selgitame siit parima tulemuse välja. Aitäh! Tänud ja Hanna, ole hea! Jaa, aitäh selle ülevaate ja uuringu eest. Minu küsimus puudutab... Minu küsimus puudutab koostööd kohalike omavalitsustega, et meie keskkonnakomisjoniga oleme käinud omavalitsustes tuuleparkide teemal kohtumas. Reformierakonna fraktsioon on käinud, ma usun, et ka teised fraktsioonid on käinud ja see, mis esitluses varem ka välja toodi, et kui inimese suhtumine tuuleenergiasse on juba positiivsem enne, kui see tuulepark sinna püsti saab ja on ka need rahalised instrumendid, nagu see talumistasu näiteks ja kohaliku kogukonnaga on enne suheldud, siis neid häiringuid millegipärast nii palju ei ole täheldatud, et võib-olla arendajate esindajatele see küsimus, et kus te näete, et edaspidistel planeerimistel siis saaks paremat koostööd teha omavalitsuste ja kogukonnaga, et on see siis kaasamine või teavitus, jah, et aitäh. Ja aitäh küsimuse eest, et arendajad teevad koostööd täna kõikide kogukondadega ja omavalitsustega ka, milles on olnud see viimase aja küsimus, mille osas arendaja ei saagi seda vastust anda, ongi see samade normide piisavuse küsimus, millele me täna selle vastuse saime, et arendaja peab lähtuma Eestis kehtivatest seadustest, kui kohalikud või siis kohalikud inimesed, kogukonnad on püstitanud hüpoteesi, et need meie tervist ei kaitse, siis peab sellele andma vastuse. Samamoodi küsimus, kas olemasolevad tuulikud, siin käis viide siis kumulatiivsetest mõjudest, kas juba olemasolevad tuulikud on põhjustanud ülenormatiivse müra, mis võib põhjustada häiringut, aga kas ta mõjutab inimese tervist, on see teine pool. Et sellega tõesti igapäevaselt tegeletakse ja me väga loodame, et see inimeste küsimustele vastus annab. Mis puudutab seda kumulatiivset mõju, siis Eestis täna on 214 üksik tuulikut või tuulikut kui sellist. Kõik lisanduvad tuulikud peavad olema võtma arvesse olemasolevaid tuulikud, ehk siis mõju hindamise käigus seda kumulatiivset mõju hinnatakse ja mitte ainult tuulikud. Kuskil on Rail Baltic, raudtee, uued 4-realised maanteed, mis ka tekitavad müra, et me ei saa kumulatiivselt tekitada inimestel ülenormatiivset müra, mis mõjutaks nende tervist. Et sektor või arendajate poolt on oluline see sõnumi selgus, kas infraheli põhjustab inimene, kas tuulikud tekitatud infraheli põhjustab inimese tervisehäireid või mitte. Ja see on see, mida loodetavasti see uuring selle esimese või selle vastuse meile annab, et keegi on siis selle teadusartiklitest leitud töö ära teinud. Meedias ja sotsiaalmeedias eriti levib igasuguseid videosid, filme, kes filmib ühelt poolt, keegi teiselt poolt, et nendele vastata saabki, me leiame siis teadusliku lähenemise teel ja vastata siis neile küsimustele teaduslikul viisil, et see on ainuke võimalus edasi liikumiseks. Aitäh. Aitäh ja Anti, ole hea. Tore, et siis majanduslikud huvigrupid on saanud põhjalikult kiita oma töö tulemusi. Kahetsusväärne muidugi, et nii tähtsal arutelul on ainult majanduslikud huvigrupid kohal. Ei ole kutsutud näiteks MTÜ-d looduse inimeste eest, kes on kodanikuühendusena päris põhjaliku tööd teinud, tellinud ka rahvusvahelisi analüüse, ekspertiise. Et selles mõttes on tänane kogunemine pettumus, et see mõjub nagu tuuliku arendajate tellitud uuringute reklaamüritus, et oleks võinud ka tuulikute pildid laua peal olla, et ostke Hiinast, ostke palju. Aga siis, mis on nüüd huvitav, et teie enda uuring on ka pälvinud rahvusvahelist tähelepanu, ehk siis, et MTÜ Kodanike teadusalgatus Eesti palus siis rahvusvahelise akustikauuringute organisatsiooni hinnangut teie uuringule ja
see on nüüd minu käes, võite seda ka väljatrükiga tutvuda. See on koguni 171 punktiline, siin on kokkuvõtted mõistagi, on päris palju kriitikat teie küsimuste asetuse üle. Nii, et selle tutvustamiseks kuluks ilmselt siin ka pool tundi vähemalt nagu teil, aga väga ootame, et te annaksite nendele küsimustele ka vastuse. See uurimusgrupp on uurinud üle maailma tuuliku piirkondades inimeste kaebusi, teinud analüüse, teinud uuringuid, teinud mõõtmisi. Ehk siis oleks väga tore tegelikult, kui te üle veebi ka näiteks nendega kohtuksite ja arutaksite. Aga jah, annan teile kohe üle. Ja mis on... Aga jõuaks nüüd küsimuseni ka, et selles mõttes meil on siuke küsimuste ja vastuste voor. Ja ma saan aru, aga kas te uuringut oli kohatu üle anda või mis teil probleem oli? Aga lihtsalt meil saab kohe ka... Ja ma sain aru, et tuuliku arendajad, mina tõstsin siin 7 korda kätt, ma ei näinud, et keegi teine kätt tõstaks. Ma saan aru, et tuuliku arendajad pidid aja täis rääkima. Ma saan sellest väga hästi aru. Ma näen küll, et kasutasite sisukalt aega. Aga ühesõnaga ma tahtsin öelda, et see oli üsna hävitav hinnang teie tööle. Et selles mõttes tasub, ühe tsitaadi võtan siit, et rahvusvahelise akustika uuringute organisatsiooni arvates saab Tartu Ülikooli aruannet või seda uurimust pidada järjekordselt kunstlikult piiratud kirjanduse ülevaateks, mille tulemused on poliitiliselt formuleeritud küsimuste põhjal ette määratud ja mille tulemusena on valminud madala teadusliku tasemega aruanne. Ja minu küsimus on, mida te kavatsete ette võtta sellel teemal, et kas te kavatsete ka näiteks kuulata teisi arvamusi, kas te kavatsete kaasata ka Eesti ekspertiisi, ma märgin tehnikateadlast Villu Pellat, ma märgin Jüri Lavrentjevit, TTÜ akustikauuringute labori juhatajad, kes on väitnud 2019, et ikka infrahelirelv on olemas, siseorganid ikkagi vibreerivad infraheli tulemusel teatud sagedustel. Mees, kes muutis muidugi 5 aasta jooksul oma arvamust kardinaalselt. Või siis Läti ekspert Visvaldis Graveris, kes peab infraheli inimestele väga ohtlikuks, füüsikateaduste doktor, et kõik need teadmised tuleks ju kokku panna ja hinnata neid mitte siis nagu praegu, mis mõjub siin tuuleenergia assotsiatsiooni mingisuguse ärikogunemisena. Jaa, et aitäh selle ülevaate eest. Loomulikult me oleme nõus suhtlema nende teadlastega ja vastama kõikidele küsimustele. Aga kui ma siin vaatan selle assotsiatsiooni või mis selle nimi oli, selle üks esimene nimi on kohe seesama uurija Mariana Alves Pereira, kellest siin juba juttu oli, kes on siis selle vibroakustilise haiguse hüpoteesi püstitaja, et tema kohta ma olen spetsiaalselt uurinud, kas ta on avaldanud mõne teadusartikli eelretsenseeritavat teadusajakirjas infraheli tervisemõjude kohta, mis võimaldaks seostada infraheli põhjuslikult ühegi tervisemõjuga ja ma ei ole leidnud. Et kui teil on mõni selline artikkel, oleks väga huvitatud. Aitäh! Nii, aga kahjuks on aeg otsa saanud, et siin on väga paljudel olnud veel küsimusi, kes ei ole küsida saanudki. Et võtamegi 2 viimast küsimust, siis Jüri ja Tiit ja teisele ringile küsimustega ei lähe. Jah, aitäh nende ülevaadete eest ja mina küsiks hea meelega nende eksperimentide kohta ja nende siin oli juttu, et eksperimendid ei tuvastanud nagu ebameeldivate sümptomite või nende enesetunde põhjustamist, küll aga teatud, sagedusel ja helitugevusel siis pigem mõjud olid positiivsed.
no ma küsiks selle kohta, et et need mõjud olid positiivsed enesetundele, vererõhule, aga positiivsed millest siis, ma ei tea, mis see normseisundist või mis see muutuse vahe on ja siis sellest lähtuvalt, et see on siis nagu kindlas, ma saan aru, et kindlas amplituudis, et need positiivsete mõjude ilmnemine teatud helitugevusel, teatud sagedusel, et mis need siis soovitused või lähtuvalt sellest võiksid nagu olla siis? Ja oli siis 2 uuringut, kus need positiivsed seosed tulid, seal oli kasutatud siis infraheli, mis oli selline kõikuva tasemega, et simuleerida nagu tuuliku reaalset infraheli kuni 91 detsibelli Z-skaalal ehk siis korrigeerimata skaalal. Ja see uuring oli tehtud niimoodi, et oli mõõdetud siis vererõhku ennem seda seanssi, millal siis inimesele infraheli esitati või siis ei esitatud, et võrreldes selle baastasemega, et kui inimene tuleb uuringusse, siis tal alguses küsitakse, kas tal on näiteks peavalu, mõõdetakse ära vererõhk ja siis öeldakse talle, et nüüd me laseme teile infraheli ja siis mõõdetakse pärast seda seanssi neid samu asju. Nii ja Tiit, ole. Ma täpsustan, et kas selle baasil tuleks mingeid soovitusi, ütleme näiteks tuulikutele või teatud režiimis töötada või ma ei tea? Ei, otseselt mingeid soovitusi me ei anna, pigem need uuringud olid ikkagi tehtud selleks, et teada saada, kas infrahelil võiks olla mingi negatiivne mõju ja negatiivset mõju ei ole tuvastanud keegi, jah. Aitäh ja Tiit! Jaa, aitäh! Esiteks tahaks väga tänada selle uuringu eest, et väga arusaadavalt ja lihtsalt vormistatud ja hästi jälgitav. Metoodika osas natukene ka teaduse maailmaga kokku puutunud, et meetod, mis te kasutate, on ju klassikaline objektiivse ülesaamise meetod, siin nagu teistmoodi ei ole võimalik üldse lähenedagi. Ja siis üks küsimus, mis on nagu naljaga pooleks, et siin oli notseebost juttu ja mürast, et kas tulevikus võiks tulla plaani ka selline uuring, et kuidas infomüra ja selle tugevus mõjub meie tervisele. See on, te ei pea vastama, see on naljaga esitatud küsimus, aga teine pool, mis ma tahtsin küsida, et need 2 hüpoteesi püstitajad, et ma ei tea, kas teil on võimalust sisse vaadata, et mille baasil need hüpoteesid on püstitatud, et hüpoteesid konstrueeritakse kuidagi, seal on midagi datataolist, mis võib olla objektiivne või mitte objektiivne olla, et kas te sinna sisse saite vaadatud, aitäh? No see Niina Bjergpointi kohta oli rohkem kirjandust, et temal oligi siis see konkreetne hüpotees, et ikkagi see infraheli võib seda tasakaaluorganit mõjutada. Aga nüüd see Alves Pereira hüpotees, selle kohta väga teaduskirjandust ei olnud, kes mingid teiste teadlaste poolt, kes oleks analüüsinud, aga tema enda need konverentsi teesid, mida ma lugesin, on põhiliselt sellised, et need on nagu sellised juhtumikirjeldused, et kuhugi on püstitatud tuulik, siis inimesed elavad seal lähedal, nad hakkavad mingisuguseid sümptomeid tundma, et siis ta nagu kirjeldab seda, et on midagi neil viga ja siis et sellised juhtumikirjeldused. Nii, aga tänud külalistele selle uuringu tutvustamise eest ja jõudu teile siis selle teise osaga ja seal edasi minna. Et ma arvan, et kuulame huviga järgmise aasta alguses, et mis sealt siis kuuleb.